tervist, olen Illar Koppiinamatega, praegust olen Mooste bussis siin Liitsveikiga sõidama. Täna on pühapäev 23. juuni ehk siis jaanilaupäev ja võidupüha ja eile me olime siis Metsavenna talus Jaani pidu pidamas. Räägi Eiki, kuidas need värskemad muljasuse peost on, kuidas sa rahule jäid? Kõik oli ju viimase peal. Nii et jääb jaanipäeva veel kord ja natukene ütleme saab puhata ka enne kui järgmised peod. Ja mis sul kõige parem mulje seal jättis? Tegelikult vaata korraldus iseenesest oli kõik super. Et au ja kiitus oli korraldus. Et ja tegelikult ei saa vaata nuriseda midagi üle sinna. Et läksime, tegime töö ära, rahvas võttis vaata käest silma, siin tohutult rahvast oli. Et see on kõige olulisem. Et mina nägin esimest korda, nägin Märt Rannamäed, eks ole, kelle soovisaatetes Raadio 2 ma olen kunagi pidevalt tervituskirju saatnud, mida ta ette lugenud pidevalt. Siis ma nägin Nancy't esimest korda sõnaga, Nancy lood mulle meeldivad. Ja siis Irmo Jürtami ja siis tema elumeest. Need olid väga toredad. Nii et, aga siis jah, need olid minu sükst mainimissväärt esinejad. No, kuidas sa ise nüüd kohale rahule? Metsavennas oli meie seltskond esimest korda. Jaa, Metsavenn on väga tore koht ja sõnaga rahvast oli palju ja film on ilus ja nii, et kõik on niisugune superluks, nagu öeldakse. Et ootaks teine kord selliseid üritusele esinemisskutsed ja sõnaga. Jaa, nii sa ütled, vaata ka terapeod on, teadus on, aitme käime igal pool üle Eesti, kellelgi mahti siis ka saab alati meid tellida igal pool. Aga samas võib räägid sellest ka, et kus see sinu nagu siis lähemal on siin näha võib, et kes nagu fännid tumi? Mul on järgmise nädal lõpus on erapeod, siis on erapeod on lausa sellel aastal isegi äripäevadel, et kohe juunikuu hakkab esimesel olema Haapsalu kandis, siis 13. juuli on mul Virtsus merepäevadel, olen õhtujuht. Ja siis sealt edasi kuni sügiseni välja. Et on ka vabupäevi, et kelle mahti on, saab alati tellida. Ja võtame siis kõige suurem Zodiaagi-üritus tuleb ju juba 6. septembril peale. Ja siis ütleme, et on ikka 6 plaat ka väljas, ühesõnaga, kui on soovijaid, et siis saab seda ise kosta. Jaa, neid ei ole õnneks palju. Et seega sees see mees ja ütleme, tasub kiirustada selle. Aga kui mõni mõtleb, et sooviks 100 plaate, kuidas ma saan, et mismoodi? Kivi kas sulle postkasti, mulle postkasti, alati saab. Et jah, ja siis nüüd on loota, et siis ka me näeme Arnold Oksmaad septembris. No, Oksmaa lubas külla. Oksmaa lubas tulla teha vägeva lavashow. Tal ju täitub 40. eluaasta. Ja ta pole nüüd aastast 2002 esinenud ju Tartus, üldse Eestis. Et Tartus ta 2002 esines püssiloogiades ja niisugune superandekas nostalgiline kuju. Et rahvas kindlasti tuleb kohale ja juba on lauakohti nii palju kinni pandud, et samamoodi tasub jälgida reklaami, piletid eelmingist ära osta ja varakult lauakohad probleemid. Jah, täpselt. Ja mis sa siis nagu rahvale suveks soovid? Ilusat suve, nautige. Oh jee, jah. Tuleb uus suvelaule ka midagi? Nokitseme. Tegelikult suvi lendab nii kiirelt, vaata, et Eestimaal ju oleks oskaks keegi selle aja seisma panna. Aga muidugi, kuidas sulle ka see Tšukjüri eile meeldis? Oi, ta oli super, aga ta oli nähtamata ainult, et jube jama, et jaa, et 25 aasta jooksul üks kord on, et kui inimene alt veab, aga samas ütleme, see on see selgeltnägija võimed, et nähtamatuna ta on võib-olla veel parem artist.
Aga ütleme nii, et Türi Sandberg ei ole tõsiseltvõetav tegelane üldse, et kui sa annad lubaduse ja kõik suured reklaamid afišidel on kirjas ja jätad tulemata, siis sa oled ikka ehne. Kurb jah, et siukest asja peab tõsiselt võtma ja muusikatöö ongi raske töö, et kui sa tahad midagi saavutada, sa pead raske tööga selle inimeste südamed võitma. Jah, täpselt. Vot siuke väikene siis jutuam siin Mooste bussis, et jõuame Tartusse kus 12-ks. Et mina lähen siit edasi siis Pärnu poole 15.35 bussiga ja Heikil on muud tegemised, tema jõuab nagu õhtugi hiljem oma Moostesse kogu tagasi, nii et... Jah, aga... Et kõik head ja tšau!